Tervist! Me teame tänapäeval hästi, et suurem lihasjõud ja lihastugevus on selgelt ja üheselt seotud kõrgema eluea ja elukvaliteediga. Et lihastreening alandab enneaegse surma ja haiguste riski igas vanuses ja et lihastreeningu tulemused on oluliselt paremad, kui sa tarvitad päevas adekvaatse koguse valku. Ehk siis keskmise inimese jaoks on see kõige magusam kogus ligikaudu 1,6 grammi iga sinu kehakaalu kilo kohta. Muidugi on absoluutselt võimalik saada igapäevane optimaalne kogus valku ka toidust, aga väga laialt levinud ja mõistlik meetod selle tagamiseks on erinevad valgupulbrid, mis on nii loomsed kui taimset päritolu ja neid kasutades võid sa olla kindel, et saad kindla peale soovitud koguse valku kätte. Vastupidiselt ikka veel kahjuks väga levinud arvamusele ei pea keskmine inimene muretsema selle pärast, et ta toidus on liiga palju valku. Ja seda eriti juhul, kui ta teeb regulaarselt lihastreeningut, mida peaksid tegema kõik inimesed olenemata vanusest. Kõrge valgusisaldusega toit tekitab lisaks lihastega seotud terviseplussidele muuhulgas kiiremini täiskõhutunde, aitab hoida kontrolli all kehakaalu, parandab luutervist, hoiab korras ainevahetuse ja kontrolli all vererõhu ja toetab laiemalt organismi normaalset toimimist ja tervet vananemist, eriti maa ei väsi kordamast juhul, kui sa teed ja sa peaksid tegema regulaarselt lihastreeningut. Kõrge valgusisaldusega toitumisega seoses on ringluses erinevaid müüte, mida ma ei hakka siinkohal lahkama, sest see ei ole antud video teema. Kuigi mainin ära vaid vale arvamuse, et kõrge valgu tarbimine on ohtlik neerudele, millisest müüdist ma olen teinud ka video, mida sa võid vaadata, kui see teema sind huvitab. Aga nüüd tänase teema juurde. Lihastreeninguga enam seotud ringkondades on juba aastakümneid räägitud probleemist, et teatud tüüpi sportlike toidulisanditega seoses valitseb oht, et sinna on kas tahtlikult lisatud või tahtmatult sattunud aineid, mis ei ole koostisosadena kirjas ja selliste ainete seas on ka dopinguühendeid ja isegi anaboolseid steroide. Teema on jõudnud ka Eesti peavoolumeediasse. Näiteks ilmus Eesti Ekspressis mõne aja eest see artikkel, milles perearst Piret Rospuu, keda ma muide väga austan, kuigi ei ole teatud detailidest temaga alati 100% samal meelel ja kes võtab avalikult sageli sõna ja võtab sõna teaduspõhiselt paljudes tervist puudutavates valdkondades. Ja tema märgib selles artiklis ära, et korduvatest teadusuuringutest on välja tulnud, et suvalistelt veebilehtedelt tellitud valgupulbrites leidub illegaalseid anaboolseid steroide ja dopinguaineid. See kõlab, oleme ausad, esmapilgul nagu linnalegend, aga vaatame, kas teadusuuringutes on midagi sellist tõepoolest leitud ja ma soovitan sul kindlasti see video lõpuni vaadata, isegi kui see vahepeal läheb natukene kuivaks ja igavaks, sest esmalt teen ma antud valdkonna uuringutest üsna põhjaliku ülevaate ja siis video lõpus annan ma sulle ka preemiana kogu video läbivaatamise eest soovitusi. Minnes ajas hea portsu aastaid tagasi, on meil olemas aastal 2007 läbi viidud maailma antidopinguagentuuri WADA järeluuring aastal 2002 tehtud samalaadsele uuringule, milles märgiti, et kui aastal 2002 leiti 15% mittehormonaalsetest sportlikest toidulisanditest, mille hulka võib liigitada ka valgupulbrid, jälgi anaboolsetest androgeensetest steroididest ehk siis sünteetilistest ühenditest, mis jäljendavad organismis testosterooni taset. Toimet, siis aastaks 2007 oli see protsent väiksem kui 1, ehk siis olukord oli läinud palju paremaks. Liigume reaalajale oluliselt lähemale aastasse 2018, mil avaldati analüüs, milles selgus, et USA Toidu- ja Ravimiamet andis aastatel 2007–2016 välja arvukaid hoiatusi toidulisandite tootjatele, kuna nende tooted sisaldasid lubamatuid lisaaineid. Valgupulbrite osa on selle uuringu põhjal üsna raske kindlaks teha ja selles osas mingeid järeldusi teha, sest kui me vaatame toidulisandeid liigiti,
siis me räägime peamiselt seksuaalse võimekuse tõstmise ja kaalu langetamise preparaatidest. Ja lihasmassi suurendamiseks mõeldud kategooria moodustab ainult 11,9% tervikust. Sõnu valk ja valgupulber ei ole uuringus kordagi mainitud, aga põhimõtteliselt võiks väga hea tahtmise korral arvata, et valgupulber, vähemalt mõni valgupulber, võis olla selles loetelus sees. Aga ma pakun välja, et väga suure tõenäosusega ei olnud see mitte harilik puhas valgupulber, vaid pigem mingit tüüpi massilisaja ehk siis toidulisand, mis sisaldab igasuguseid lisaaineid ja mille puhul võib eeldada, et teatud tootjatel on kiusatus sinna midagi sisse määrida. Aastal 2020 analüüsisid Lõuna-Korea teadlased aga just nimelt 198 valgupulbri toidulisandit ja 2 neist leiti jälgi steroididest ja 3 steroidilaadsetest ühenditest. Samast aastast on meil siia kõrvale panna üks Iraanis läbi viidud teadustöö, mille käigus analüüsiti 30 erinevat tootjat pärinevat valgupulbri põhist toidulisandit ja leiti, et enam kui 1/3 neist sisaldas steroidilaadset ühendit, mis võib kaudselt suurendada inimese organismis testosterooni taset. Kuna ma ei tea jällegi täpselt, milliseid valgupulbri toidulisandeid 2 viimati mainitud uuringus analüüsiti, siis on mul väga raske meie tänase teema kontekstis mingeid põhjapanevaid järeldusi teha, aga jällegi ma julgen arvata, et pigem võis siin vähemalt peamises osas olla teemaks mitte puhas ilma lisanditeta valgupulber, vaid erinevad massilisaja tüüpi tooted, kuhu pannakse sisse üsna palju erinevaid toimeaineid või siis näiteks PCA tooted, mille puhul on samuti muuhulgas tööstuslikult suurem ainereostusoht. Selles teadustöös otsiti küll otseselt keelatud aineid vadaku valgu toidulisanditest, aga analüüsiti ainult ühes kindlas Tai piirkonnas kohalikul turul saadaolevaid tooteid. Ja kuigi 25% toodetest olid sellised, millest leiti jälgi anaboolsetest steroididest või nende sarnastest ühenditest, ei saa minu arvates seda leidu olulises mahus Eesti turul saadaolevatele toodetele üle kanda. Kõik eelnenud uuringud ja artiklid puudutasid olukorda väljaspool Euroopat. Ja see on tegelikult oluline seik, sest kui me vaatame näiteks seda, kuidas reguleeritakse toidulisandite turgu Euroopa Liidus ja USAs, siis on siin päris suuri erinevusi ja meil on vägagi põhjust arvata, et USAs, ja no ma ei hakka Taist ja nendest teistest riikidest üldse rääkimagi, võivad turule jõuda toidulisandid, sealhulgas valgupulbrid, milles on soovimatute lisaainete hulk kõrgem. Aga tuleme nüüd Euroopasse. Aastast 2022 on meil esmalt välja tuua üks väga huvitav teadusartikkel, milles analüüsiti 18 aasta jooksul Norra rahvusliku dopinguvastase organisatsiooni kogutud andmeid, et hinnata, kui sageli on sportlaste dopinguproovide positiivsete tulemustega seotud toidulisandite kasutamine. Leiti, et 26% dopingujuhtumitest väitis sportlane, et keelatud aine pärines toidulisandist ja 14% kõigist juhtumitest leiti selle kohta ka tõendeid. No vaata, esmapilgul ei ole see analüütiline artikkel meie tänase teemaga otseselt seotud, sest valku ja valgupulbrit ei mainita siin kordagi. Aga kui lähemalt vaadata, siis on eraldi kategooriana välja toodud sporditoidud ehk inglise keeles sports foods, mille alla liigitatakse ka valgupulbreid ja artiklis märgitakse, et sporditoitudes ei tuvastatud keelatud aineid ega dopingurikkumisi ja kõige sagedamini tekitasid probleeme treeningeelsed preparaadid ehk siis tavakeeles pre-workoutid ja erinevad rasvapõletuspreparaadid. Aastal 2017 koostasid Hispaania teadlased tuginedes varasemale 23 antud valdkonna uuringule väga põhjaliku ülevaate jaekaubandusest ja turult vabalt kättesaadavatest toidulisanditest ja seal leiduvatest keelatud ühenditest, kaasa arvatud steroididest,
mis on muuhulgas dopingu nimekirjas ja leiti, et nii-öelda saastatus on väga laialdane ja ulatub isegi kuni 58%-ni. No, kaasatud 23 uuringust 16 pärinesid Euroopa riikideks, aga kahjuks on sellegi teadustöö kasulikkus meie tänase teemaga seoses väga küsitav, sest ainus vähegi konkreetne vihje valgupulbrite ja aminohappelisandite keelatud ainete sisaldusele viitasid mööda ühe 2006. aasta teadustööni, mis on ausalt öeldes pisut vana ja samuti ausalt öeldes, kui ma seda vaatasin, pisut kohmakalt läbi viidud. Nii et selle põhjal me ei saa erilisi järeldusi teha. Aastast 2021 on pärit see hollandlaste tehtud uuring, mille raames analüüsiti tõenäoliselt ka Hollandi veebipoodidest ostetud valgupulbreid, kuna need olid valitud, kuna reklaamisid muuhulgas nende tarvitamisel lihasmassi kasvatamist. Ja uuringust selgus, et deklareerimata dopinguaineid leidus 38% toodetest. Kuna valikuprintsiibiks olevate märksõnade seas oli ka hormoonregulatsiooni mõjutamine, rasvapõletuse suurendamine ja energia tõstmine, no siis ei anna ka see uuring, olema ausad, kahjuks just valgupulbrite osas erilist infot. Ma tean, et sa oled juba väsinud, aga ühe uuringu ma panen siia veel ja siis tõmban otsad kokku. Nimelt see uuring viidi läbi aastal 2023 Bulgaarias ja selle eesmärk oli hinnata toidulisandite ohutust, tuvastades, kas nendes sisalduvad deklareerimata anaboolsed androgeensed steroidid ja kas neid seal esineb ja tuvastati, et üle poole testitud toodetest sisaldas antidopinguagentuuri WADA poolt keelatud steroide, kuigi neid polnud etikendil märgitud. Uuring on natukene vähem üldsõnaline kui enamik ses vallas läbi viiduid ja muuhulgas leiti erinevaid anaboolseid steroide või nende allikaid ka sellistest toidulisanditest, mis sisaldas sojavalku, vadakuvalku ja lisatud aminohappeid ja sellisest toidulisandist, mis sisaldas sojavalku, aminohappeid ja mingit minu jaoks tundmatut Aafrika puukoore ekstrakti, mida kasutatakse vist erektsioonihäirete puhul ja sellisest toidulisandist, mis sisaldas nisuvalku, aminohappeid ja tribulust, millel arvatakse olevat testosterooni taset tõstev toime. Kui üldse oli uuringusse kaasatud mõni puhas ilma lisanditeta valgupulber, siis selle info põhjal, mida ma uuringust näen, sealt midagi keelatud ei leitud. Ja muide, üks uuritud toidulisand, mis pidi olema 100% looduslik ja koosnema ainult viinamarja seemne ekstraktist, päevakübarast, koensüümist Q10 ja ingverist, ehk siis tegemist oli sellise kooslusega, mida müüakse sageli ka tavalises apteegis ja isegi toidupoes ja mis peaks reklaamide kohaselt tugevdama immuunsüsteemi. Sellest toidulisandist leiti 2 erinevat steroidi ja veel 7 täpselt teadmata steroidilaadset ühendit, mis tõttu oli sisuliselt tegemist tervisele ohtliku tootega. Selles viimases toidulisandis ei olnud mitte grammigi valku ja ma tõin selle välja selleks, et näidata, et kõige suurema saastumisega, kaasa arvatud anaboolsete steroidide saastumisega toidulisandid on üllatavalt ja väga sageli need, mille kohta öeldakse, et need on 100% looduslikud ja pakendile märgitud koostisained on ka kõik looduslikud. Aga nüüd kokkuvõte. Jõudsid ära oodata. On selge, et sportlike toidulisandite saastatus anaboolsete steroidide ja teiste ohtlike ühenditega on tõsine probleem. Kuigi näib, et see olukord on viimase 20 ja enam aasta jooksul muutunud pisut paremaks, sest muu hulgas tuleb arvestada, et analüüsimeetodid on selle aja jooksul hüppeliselt paranenud ja tänapäeval suudetakse tegelikult tuvastada ka mikroskoopilisi koguseid keelatud aineid. Kõige rohkem näib selles vallas olevat probleeme selliste sportlike toidulisanditega, kus on väga palju erinevaid koostisaineid. Ja mida tuntakse üldiselt nime all massilisajad ja pre-workoutid, ent samuti ka PCA tüüpi aminohappeid sisaldavad lisandid.
Samamoodi torkab silma, et kui me räägime saastumisest anaboolsete steroididega, on see risk üllatavalt kõrge erinevate väidetavalt 100% taimsete preparaatide puhul, nagu erinevad rasvapõletajad, immuunsüsteemi tugevdajad, testosterooni taseme tõstjad ja nii-öelda looduslikud preparaadid, mida soovitatakse erektsioonihäirete puhul. Kuigi sportlike toidulisandite, steroidide ja muude ebasoovitud ühenditega saastumise probleem on tõsine, on meil praeguste teadmiste valguses põhjust olla suhteliselt kindel selles, et puhtad ilma erineva toimeainega lisandita valgupulbrid on keskmisest vähem saastunud ja seega ka ohutumad. Ja minu hinnangul ongi tegelikult lihastreeningu kontekstis ainult 2 sportlikku toidulisandit, mille tarvitamist võiks kaaluda ja millest päriselt ka kasu on. Ja need on kreatiin monohüdraat oma kõige puhtamal kujul, ilma igasuguste lisanditeta ja valgupulber, kus on samuti võimalikult vähe lisaaineid. Kusjuures, kui ma vaatan teaduslike tõendite tervikut, siis soovitan ma kasutada vadaku valgupulbrid, sest sellel on parim koostis ja ka reostusrisk anaboolsete steroidide, ent ka näiteks raskemetallidega näib olevat keskmisest madalam. Kui sa reisid eksootilistes riikides, siis sealt kaasa ostetud sportlike ja ka mitte sportlike toidulisandite tarbimine ei ole hea mõte, sest nendes riikides on kontroll sageli suisa olematu. Võrreldes Euroopa Liiduga on antud vallas kontroll nõrgem ka USA's ja seega on minu soovitus eelistada Euroopa Liidu riikides müüki lubatud ja miks mitte ka toodetud toidulisandeid. Kui me räägime nüüd valgupulbritest, siis on minu teada Eestis 3 ettevõtet, kes neid toodavad ja müüvad. Need on Iconfit, 365JP ja Boost Yourself kaubamärgi all minu teada ainult taimseid valgupulbreid pakkuv Boost Me. Ma saatsin neile kõigile kirja, milles ma küsisin, milliseid jõupingutusi nad teevad, et nende valgupulbrites ei oleks midagi lubamatut ja millised on nende soovitused neile, kes tarvitavad regulaarselt toidulisandina valgupulbreid. Iconfit ei ole mulle kahjuks vaevunud 2 nädala jooksul vastama, millest ma pean siis järeldama, et see teema ei ole nende jaoks oluline. Boost Me võttis vastamiseks aega 10 päeva ja nende vastus oli selline. Ja mis ma selle kohta oskan öelda? Lühidalt ma otsustasin, et ei kommenteeri, aga annan Boost Me'le eriauhinna eriti nunnu vastuse eest. 365JP vastas mu õhtul saadetud kirjale järgmisel hommikul ja vastas väga sisuliselt ja nende vastus sa saad näha siin. 365JP-le ma diplomit ei anna, aga ma tunnistan, et mul on asjade selline kulg väga meeltmööda, muuhulgas sellepärast, et tegelikult olen ma 365JP tooteid juba ammu tarvitanud ja neil võimalusel ka eelistanud. Ja nüüd julgen ma neid veelgi kergema südamega ka oma jõusaali klientidele soovitada. Kokkuvõtteks. Sportlike toidulisandite saastatus muuhulgas anaboolsete steroididega on tõsine probleem, ent valgupulbrite puhul me praeguste teadmiste põhjal mitte nii laialt levinud. Riski enesele teadmata midagi sobimatut sisse süüa saab ka oluliselt vähendada, kui sa eelistad usaldusväärse tootja kaupa. Ja ära siis unusta, et valgupulber on küll hea, aga üldist tervislikku toitumist see ei asenda ja eraldi võetuna see lihast ei kasvata. Tegemist on väärt abimehega, ent selleks, et olla terve ja tugev nii täna kui homme, pead sa tegema regulaarselt jõutreeningut. Jõusaalis näeme!